Kas kaljukits on külm, kibestunud ja teeb oma satiirilist nalja? Milline on kaljukitse märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle kaljukitse sodiaagi märki. Sodiaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese ja me kõik võtame neid energiaid vastu. Seega me kõik oleme mõjutatud ka kaljukitse sodiaagi märgist. Sul võivad olla mõned isiklikud planeedid kaljukitse märgis, aga kui ei ole, siis kindlasti on su sünnikaardis mingisugune astroloogiline maja kaljukitse märgis. Astroloogilised majad on oma olemuselt lihtsalt loomisruumi sektorid ja iga astroloogiline maja kirjeldab lihtsalt mingisugust teatud sinu eluvaldkonda. Ja nüüd need planeedid, mis juhtuvad olema sul sünnikaardis kaljukitse märgis või siis see konkreetne astroloogiline maja, mis on kaljukitse märgi mõjutusega, tähendab seda, et just nendes kohtades hakkad sa ilmutama kaljukitse märgile omaseid omadusi. Ja need võivad olla nii märgi positiivsed omadused, aga võivad olla vabalt ka märgi varjupool. Kaljukitse märk õpetab meile nüüd armastust laiendama. Mitte ainult kuhugi ühele inimesele seda suunama, vaid laiendama seda kogu tervele perele, ühiskonnale, ehk me õpime veel paremini seda armastust mõistma ja jagama kaljukitse märgis. Kaljukitse märk on seotud alguses, kui me seda teekonda alustame, üksindusega, suure kannatusega ja seda kõike nii kaua, kuni me muudame suhtumist. Ehk üks asi, mida me läbi kaljukitse märgi õpime, me õpime muutma suhtumist. Selle märgi kogemus võimaldab meil vaimselt väga palju kasvada. Kaljukitse märk on seotud suure puhastusprotsessiga. Kui me kaljukitse märgi peale mõtleme ka selle peale, kuidas teda kujutatakse, et teda kujutataksegi ju nii, et tal on kitse pea ja kalasaba, siis juba see sümboliseerib tõesti seda, et tegemist on suure puhastusprotsessiga ja et meil on juurdepääs nii taevastele tarkustele kui ka nendele tarkustele, mis on väga sügaval vee all. Nüüd selle puhastusprotsessi käigus, mis ei ole kindlasti alguses mugav, me õpime seda, et me ei sulguks, et me ei muutuks jäiseks, külmaks ja ennast ei blokeeriks iseenda ega kogu maailma eest. Kaljukitse märgis me tõstame energia enda päikesepõimikust südamekeskusesse ja laused, kui ma ütlen endale, ma pean, mul ei ole valikut, siis need laused asendavad lausega ma tunnen. Kaljukitse printsiip on aeglane ja see sümboliseerib seda, et kui me töötame alateadvusega, mis kaljukitse märgis on möödapääsmatu, siis see teekond on aeglane. Et alateadvust avada ja neid mustreid hakata nägema, selleks me peame olema kannatlik, distsiplineeritud ja meil ei ole kiirteed sellel teel. Seetõttu siis kaljukits viitabki sellele, et see on aeglane, aga sa pead olema kannatlik oma teel ja distsiplineeritud. Juhul, kui meil puudub see distsipliin ja tahe teha tööd iseendaga, siis selles kohas, kus meil on kaljukitse märk, me läheme automaatselt Marsi energiasse, mis tähendab seda, et me asume võitlema kõige sellega, mis meile ei meeldi, me asume võitlema peamiselt välismaailmaga. Me võime läbi selle võitluse saavutada küll mingisuguse vabaduse ja võib-olla isegi korraks on hea tunne, kuid kui me ei õpi ära kaljukitse märgi õppetundi, siis need õppetunnid lähevad kordusesse.
ja meid hakatakse nii-öelda õpetama läbi selle märgi selliste märkidega, milleks võivad olla terviseprobleemid, need võivad olla täpselt füüsiline valu, vaimne valu, kaotused, need on kõik siis õppetunnid või võiks õigem isegi öelda, et nagu märguanded läbi selle kaljukitse märgi, et me ei ole õppetundi ära õppinud ja nüüd me läheme kordusesse. Ja need kannatused püsivad nii kaua, kui me hakkame aru saama, et me peame vaatama enda sisse ja me peame seal sisemaailmas korra looma. Ja me peame samal ajal muutma ka suhtumist sellesse, et ütleme, meie ellu võivad tulla erinevad olukorrad, alguses need võivad olla ka keerulised olukorrad läbi selle kaljukitse märgi, kus meile tundub, et elu on näiteks ebaõiglane, et ma kannatan, ma olen see ohver, siis need püsivad siiski nii kaua, kuni me muudame suhtumist. Ehk see, et kas ma pean kandma mingit raskust või ma teen seda ja ma vaatan sellele nagu teise nurga pealt. Seega, kui me hakkame märkama võimalusi, siis hakkavad toimuma meie elus juba sellised kvalitatiivsed muutused. Me õpimegi läbi kaljukitse märgi seda, et see kõik, mis on väljaspool, on otseses seoses sellega, mis on meie sees. Ja veel üks kaljukitse märgi õppetundidest on, me õpime tundma. Meil võib olla alguses, kui me seda märki läbime, need tunded justkui selline võõras maa, et me oleme kontrollitud, pigem selline jahe, võib-olla oleme pahur ka, et elu veeretab meile raskusi ette ja me surume need tunded kuhugi peitu. Aga läbi kaljukitse märgi, kuna me ju õpime veel paremini armastama läbi selle märgi ja seda armastust ka laiendama, siis me õpime ka tundma päriselt. Kaljukitse märgis peidab ennast suur tung struktuuri järele, kontrolli järele, aga see osa läheb nüüd selles märgis muutumisse. Et kui juurde tulevad need tunded, siis me muudame seda vormi. Seega me õpime läbi kaljukitse märgiga sallivust ja me kasvame vaimselt väga palju just selles kohas, kus on meil sünnikaardis kaljukitse märk. Me võime tunda küll, et seal on raske ja me võime väga kergesti kukkuda selles kohas ohvri rolli, aga meil on oluline, et me oleksime oma enesearengu teel järjepidev, kannatlik ja distsiplineeritud ja just seda õpetab meile kaljukitse märk. Ja tasu, mis meid seal siis ootab, on hea tervis, vitaalsus ja kontakt oma tunnetega. Transiitne päike läbib igal aastal kaljukitse märki vahemikus umbes 20. detsembrist kuni 20. jaanuarini ja see on see periood, kus sul on võimalik saada rohkem kontakti kaljukitse energiaga. See periood vähemalt Eestis on tihtipeale väga pime ja inimestel on ka kergem tekkima sellel ajal selline masendus, siis tuleta meelde neid kaljukitse õppetunde ja püüa teadlikult sellel ajal leida rõõmu oma ellu ja vaata, kus sa võid ilmutada kaljukitse varju poolt. Sellised mõtted sulle kaljukitse märgist ja kui sind kõnetas see video, siis pane like ja telli kanal, jaga seda sõpradega, kellele see info võib olla kasulik. Kui soovid tulla astroloogiat õppima või minu konsultatsioonile, siis kontaktid leiad video alt. Ja olen sulle väga tänulik. Kohtume juba järgmises videos.